et põhimõtteliselt olen kokku löönud Eestis täiesti ametlike andmete alusel terve ööõhtu vist keerasin tuksi selle jaoks. Lõin kokku Minni andmetel Eestis toimivate kuivendussüsteemide toimeala pindalad ja kõigi rajoonide kaupa. Need on kõik andmed on olemas tegelikult ja see on meeletu hunnik. Ja kokku ma sain, et see siis võiks võrrelda teda siis 3,8 kordse Peipsi, Lämmi, Pihkva järve pindalaga. Ja see nüüd on konkreetne näitaja, mis tähendab tegelikult, et kui suure pindala pealt, eks meil kogu aeg käib see sadevee ärajuhtimine. Ja see on kolossaalselt suur ja sellest mitte keegi midagi ei räägi. Ja tegelikult on see, et igas sekundis meil paneb mere poole jugama ei tea mitukümmend tonni vett, mida üldse ei kasutata. Lihtsalt juhitakse minema. Taevas tuli, ei puhastata, ei mitte midagi, ei kasteta, mitte midagi. Lihtsalt läheb otse jõkke ja ongi kõik. Ja siis vahepealselt, kes siis seal kõrval elavad jõega külgselt, siis võib-olla ta võtab endale kastmisvett või mida iganes, eks. See on kõik. Aga see vesi purutab kõik ilma kasutegurita, paneb otse merre. Ja nüüd, kui meil tuleb mõni nagu viimased 2 aastat nädal aega, 2 nädalat kuiva ilma, siis on meil metsad põlevad, põllud kuivavad. See on meeletu vee raiskamine tegelikult. Et kui kraavid ei suubuks, see ei upuks mitte midagi ära, need kraavid võiksid alles jääda, need kraavide süsteemid tuleks lihtsalt katkestada ja nad omavahel ei tekitaks voolu, vaid ta kogub endasse vett, kui on liigvett ja pärast ta annab selle ise maa sisse jälle tagasi ja loodus oleks happy, kindlasti happym kui praegu. Ja me kasutaksime, meil oleks maad, niisked, valiksime endale õige maa, kuhu me paneme kartuli, kuhu vilja, kuhu teeme heina, mida iganes. Ja selle järgi valime, mitte nii nagu praegu, et ma sain maatüki kätte, panen aga mürki peale, väetist pärast ja siis panen mingisuguse kultuurtaime peale ja kurat, näe, ei kasva, näed. Et see on kõik see vene aeg minu jaoks.